Tere päevast, head külalised! Kui me otsisime tööandjate aastakonverentsile Tuulerohelend teemat, jäi jutuajamine suhteliselt lühikeseks. Polnud mingit kahtlust, et täna siin saab olla ainult üks keskne küsimus, see on tööturg. Eesti inimene on Eesti ühiskonna ainus kesklik ressurss. Tööandja, kes täna ikka veel ei näe ega kohtle inimest ettevõtte kõige suurema väärtusena, kas muudab oma arusaama või lahkub areenilt. Eesti inimene ja Eesti ühiskond soovib ja väärib elada homme paremini kui täna. Parem elujärg, turvalisem ühiskond, õnnelikum inimene pole võimalik ilma majanduskasvuta. Ei piisa sellest, kui räägime homsest päevast või järgmisest aastast. Et elada homme ja ülehomme paremini kui täna, peame oma tegevust kavandama vähemalt 10 aasta plaanis. Me peame rääkima täna aastast 2024. Meil ei piisa suurejoonelistest visioonidest ja strateegiatest, me peame konkreetsete sammudega sisustama järgmise 10 majanduspoliitika ja ettevõtluskeskkonna arengu. Sest täna kostab meie majandusmootorist kurjakuulutavat kriginat ning olemasolevat mootorit lõputult teibi ja traadiga ei putita. Tööturu ühes otsas pigistab kibe tööjõupuudus praktiliselt igat ettevõtjat. Meil on tööd, mida teha, meil on tellimusi, mida täita, meil on palku ja kasumeid ja makse, mida teenida, aga pole töökäsi. Samal ajal on tööturu teises servas suur hulk töökäsi üle. Töötuse määr ulatus lõppenud aasta 4. kvartalis peaaegu 9%-ni ja seda peaks olema üle 2 korra rohkem kui normaalne. See tähendab, et palju tööd jääb tegemata, paljud palgad saamata ja paljud maksud maksmata. See kõik on meie realiseerimata jäänud elujärje tõus. Varastel 90-ndatel tegime me panuse avatud majandusele ja meie haritud, kuid Euroopast vaadates odavale tööjõule. See oli sellel hetkel õige valik. Küsimusele, mis on Eesti konkurentsieelis, oli alati hea ja aus vastus. Me võime tagasivaates öelda, et kõik suured otsused, ka rasked, on tehtud õigesti ja meie elujärg on Euroopale järele võtnud. Kuid meie senine konkurentsieelis kui mootor pole veel välja surnud ja hädapärast ka veab, kuid võidu temaga enam kindlasti ei sõida. Meil on ametist lahkuva valitsusega olnud mitmeid eriarvamusi. Reserveerides endale õiguse kriitikaks nii mõnegi otsuse üle, julgen siiski väita, et Eesti riik on suures plaanis olnud vastutustundlikult juhitud. Ma ei hakka näpuga näitama, justkui oleks midagi suurt valesti tehtud. Ei ole. Kuid aus on välja öelda, et lihtsalt üks ajastu on ümber. Ei pea olema majandusteadlane mõistmaks, et mida paremini tööjõu hinnaeelist kasutada, seda suuremate ampsudega see eelis iseennast teisest otsast sööb. Tööjõu hinnaeelisega võime jõuda oma naabritele lähedale, kuid mitte neile järele ega ammugi ette. Euroopast vaadates ei ole Eesti enam odavate riikide hulgas. Kui silmad-kõrvad sulgeda, võime veel mõnda aega püsida mugavustsoonis oma senist majandusmootorit jõudumööda putitades. Teine võimalus on mõtestada Eesti järgmine arenguetapp, läbi vaeva ja raskuste nagu ikka jõuda kokkuleppele, milline tahame olla aastal 2024, ning mitte lihtsalt üksmeelele jõuda, vaid ausalt läbi rääkida, kuidas sellesse panustame ning milliseid ohvreid selle nimel toome. Valimiskastide juures hääletasime me Euroopa Liidu ja tööjõu vaba liikumise poolt. Samamoodi oleme me oma tegudega valinud ka väheneva ja vananeva rahvastiku ja ühe suurema koormuse iga tööealisele inimesele. See ei ole hea ega halb, see on lihtsalt objektiivne reaalsus. Ühiskonna kulud suurenevad, aga töökäsi jääb järjest vähemaks. On enam kui selge, et eestimaalased soovivad ka järgmistel aastakümnetel näha elujärge paranemas. Kuid kui poliitilised juhid ja ettevõtlus ei suuda seda tagada, on ükskõik kui ennastsalgavate pingutuste nimeks suurejooneline läbikukkumine. Võimalusi pole palju. Üleaetsed, keda me kadestame, on liigagi sageli valinud laenuleiva ja õletule, kuid need, nagu ka elu on kinnitanud, ei kesta igavesti. Eesti tuleviku konkurentsivõime ei vaja üksnes kabinettides kirja pandud visiooni, vaid laiemat kokkulepet ühiskonnas.
Sellest lähtuv majanduspoliitika ei vaja üksnes tegevusplaani linnukeste tõmbamiseks, vaid selgelt mõõdetavat eesmärki. Igal mõõdikul on oma head ja vead, kuid et püsida kahe jalaga maas, tuleks Eesti majanduspoliitika eesmärk sõnastada läbi majanduskasvu ja et anda konkreetne orientiir, siis ütleme otse välja. Raske oleks mõista eesmärki, mis jääb alla 3% aastas. Head saalisviibijad, tänase konverentsi teema on kasv vähemate töökätega. Me ei saa endale lubada kas-küsimust, meil on õigus küsida endilt ainult, kuidas me kindlustame elujärve kasvu ja majanduse hoos püsimise järgnevaks aastakümneks. Tööturg on mõistagi selle küsimusmärgi suurim osa. Me oleme endile lubanud palju mugavat möödavaatamist, naiivset lootust, et kui piisavalt kaua probleemi ignoreerida, siis läheb ta üle. Riigikogu valimised pole kaugel, kell tiksub, seetõttu ei saa ühiskond vaid erakondadelt aru nõuda, kuidas nad kavatsevad maailma ära parandada. Vastupidi, igaüks, kel pea otsas ja suu peas, peab osalema lahenduste sünnil. Mida me saame teha, et tuua tööturule tagasi need, kes on käega löönud? Kuidas tagame, et eakal, aga teotahtelisel inimesel oleks töö tegemine lihtsam valik kui pensionile suundumine? Kas laseme Eestil omasoodu tõmbuda kogu Tallinna ja Tartu ümber või astume vahele, et tagada ka teiste Eesti osade konkurentsivõime? Mis aga eriti oluline, milline on Eesti strateegia talendisõjas, mis maailmas ammu möllab? Kuidas muudame Eesti maailma talentidele atraktiivseks? Milline on Eesti konkurentsivõime alustada? Mis mootoriga sõidame võidu, kui senini on end ammendanud? Aasta pärast toimuvate Riigikogu valimiste valguses peame küsima erakondadelt nende nägemust Eesti avaliku sektori hõivest. Praktiliselt kõik Eesti ettevõtjad pidid hiljutise kriisi käigus tegema raskeid personaliotsuseid. Tööd tõhusamaks korraldama, näpistama igast servast, kus sai, samal ajal kui avalik sektor piirdus paljuski täitmata ametikohtade koondamisega. Ainuüksi mikrovaldade äramanageerimiseks, me ei saa siin juhtimisest rääkida, kulub arutult inimtunde. Faktiline seis on täna see, et avalik sektor osutub erasektorile üha rängemat konkurentsi Eesti ainsa kestliku ressursi, meie inimeste osas. Rääkides aastast 2024, kas ei peaks meie eesmärk olema ka Euroopa kõige efektiivsem avalik sektor? Need kõik on küsimused, millele pole täna selgeid vastuseid, aga on palju mõtteid. Ma tean, et meil kõigil on palju mõtteid. Igaüks saab anda oma panuse, et valimistele eelneval aastal ei ummistaks avalikku ruumi pseudoteemade ja madalaimale ühisnimetajate suunatud loosungitega. Igaüks meist saab anda panuse, et ühiskondlik debatt keskenduks valimisaastal päris küsimustele. Kutsun kõiki üles avama diskussiooni põhimõttelistel teemadel. Ärgem jätke endale tabusid ega dogmasid. Ükski maksusüsteem, ükski majanduspoliitika, ükski riigipidamise põhimõte pole kõige kõrgem antud, vaid ainult meie ja üksnes meie ühiskonna demokraatlik valik. Kui olukord muutub, on meil voli ja kohustus teha uued valikud ja olukord on muutunud. Head saalisviibijad, täna on reaalsus, et Balti äriplaanidega rahvusvahelistel ettevõtetel soovitatakse pigem teha oma peakontor Lätti. Meie tööjõud pole sellisel kujul enam välisinvestoritele tingimusteta atraktiivne. Meie ärikeskkond ei ole küsimusteta Ida-Euroopa selgem, avatum ja sõbralikem. Küsimusele Eesti konkurentsieelisest pole enam head ja selget vastust. Meil on, mille üle mõelda. Lihtne tõde on, et Eesti majanduse konkurentsivõime kasvamiseks peab tööjõu maksukoormus alanema. Raske küsimus on, mille arvelt. Selle peame läbi arutama ja kokku leppima. Meid suures plaanis senini teeninud maksusüsteem võib vajada muutmist, aga võib ka vajada pulkadeks lahtivõtmist ja uutel alustel kokkupanemist. Veel kord, kui tahame hoogu sisse saada, ei tohi meil olla tabusid. Lihtne tõde on, et puhtalt majandusloogikat järgides koondub Eesti elu üha rohkem Tallinna, kuid Eesti riik ja Eesti elu peab toimima ka terves Eestis. Raske küsimus on, kuidas lõpetada arutu ja teovõimetu haldusraiskamine ning kuidas ja mille arvelt tagada, et töökohtade loomine näiteks Jõgevale ja Põlvasse, sinna, kus on paljud jõudeseisvad töökäed, ei välistaks ettevõtjad konkurentsist. Lihtne tõde on, et pensionärid, puuetega inimesed, ka vanemapuhkusel viibivad, suudaks ja tahaks rohkem panustada ja rohkem teenida. Raske küsimus on aga, kui palju oleme ühiskonnana valmis tulevikku investeerima, kui palju vähendame oma ootusi maksutuludele, et saada inimesed ära sotsiaalsüsteemi palgalehelt. Küsimused on tõsised ja lollikindlaid vastuseid pole,
kuid neid tuleb leida. Naiivselt pärivet tuleviku suunas kulgeda ei saa. Eesti konkurentsivõime vajab taasmõtestamist. Soovin kõigile head ja tegusat konverentsi. Aitäh!